käimas on Valga Monoto suvekool 2022, mille teemaks on aju, maht, vaht, jaht. Noored tutvusid täna töötubades impro, jooga, lauamängude ja erinevate pallimängudega. Mis sulle nende aastatega on suvekoolist kõige eredamalt meelde jäänud ja mida meenutad edaspidi? No rohkem on jäänud meelde inimesed ja mis me tegime laagrites ja mekipurks tavaliselt. Et ma sain käia kanuutamas koos teistega ja siis lõputseda hiljem seal järve ääres. Kuidas sulle on tundunud nüüd suvekool tänane päev, kui sa oled siin nüüd esimest korda ja nagu emotsioonid ja kõik selline? Alguses ilm rikkus ära, aga nagu kui need tegevused tulid, siis nagu need tõstsid tuju, nagu algas päev joogaga, no selline lõõgastus tuli ja siis me läksime kohe mürama pallimängudega. Ja pärast sai ujuma minna ja siis nagu pärast läksime improteatrisse ja siis sai ka müratud, nii et väga äge on. Kuidas on eelnevate aastatega suvekooli asukohad meeldinud? Päris hea, see aasta on väga hea, siin on väga hea ujumiskoht ka praegust. Kui sa seletaksid teistele noortele, kes pole veel suvekoolist käinud, siis mida see endast kujutab? Saab kodust välja, saab uusi teadmisi, saab uusi sõpru, uusi tutvusi ja üldse väga äge kogemus on see. See on inimesed, kes tulevad siia ja näitavad, mis huvialad need on ja näitavad ka, kuidas seda teha ja kõike nagu täna käis meil raamatukogus, nagu praegu on raamatukogu aasta ja mul väga raamatud meeldivad seega, mul väga huvitas see, aga mul meeldis ka jooga. No siin on väga palju tegevusi ja sul ei hakka väga igav. Siin on alati midagi teha, kellegiga rääkida või lihtsalt niisama olla. Kui sa muudaks midagi suvekooli juures, siis mis see oleks? Mekipurksi hinda, liiga kõrge on läinud. Esimese päeva lõpetab oma loomingu kava ja õhtul pärast seda on öökino. Mis ülesanne üldse oli?